Rinnekorrespondent Jüri Liim! Tuttavad hääled äratavad eetri jaoks jälle Jüri Liimi. Palun, Jüri. Tere hommikust. Varsti hakkab lähenema Nõukogude rahva tähtis päev nagu kosmonautikapäev. Ma usun, et see on tänuväärt teema ja ma täna alustaksin sellega. Alati olnud uhked oma kosmosesaavutuste üle, mida nad kõik ei ole esimesena teinud. Võib-olla vanemad inimesed veel mäletavad, milliseid vaibaparaade korraldati Punasel väljakul ja milliseid muusitamisi näidati. No ja kangelasi tuli ka lausa roobinal. Alles kaasajal on hakatud kahtlema neist saavutustes. No esitatakse küsimusi, kas Gagarin ikka oli esimene ja kas ta üldse käis kosmoses. Esitaksin veel mõned vähetuntud tahud Vene kosmonautikast. Gagarini üleslennutamise ettevalmistamisel põles parokambris ära esimese kosmonaudi üks dublantidest, Bondarenko. Mees pühkis piiritusega niisutatud vatiga oma higist laupa ja viskas seerel vatitupsu maha. See sattus sisse lülitatud elektripliidile ja lahvatas põlema. Tuli kandus sealt koheselt edasi seintele ja seerel plahvatas hapnik. Keegi jõudnud reageerida, keegi kambris möllas tulelõõm. No hajus toodi välja kosmonaudi sööstunud säilmed. No kogu loos on ikkagi fantastika. Tippkosmose tehnika ja lahtine elektripliit. Ilmselt on taoline asi võimalik ainult Venemaal. Ukkusid omal ajal Komarov ja Volkov, Dobrovolski, Patsaev. Ametlikel andmetel ei avanud Komarovil mehitatud kapsli langevari. Tegelikult saadeti see mees kosmosesse ette valmistamata tehnikaga. No suured tähtpäevad hakkasid kätte jõudma ja Kreml nõudis edusamme. Hukkumises on ka teist teated. On olemas radiogrammid, kus Komarov kinnitab maapealsetele. Küttesüsteemid ütlevad üles. Külm on. Lubage maanduda Austraalias. Seda ei lubatud ja poolelt avanenud langevari tõi maapinnale juba külmunud Komarovi. Muide, Komarov katsetas raketti, mis pidi ette võtma kuulennu. Volkovi meeskond aga hukkus sel põhjusel, et toimus kabiini dehermetiseerimine. Mehed eemaldasid endalt segavad skafandrid. Hiljem aga, kui toimus kabiini leke, ei jõudnud neid enam selga tõmmata. No sealtmaalt peab operatsioonide ajal alati olema skafandrites. Komarovi ülemused pääsesid laitusega. Volkovi ülemus, kindral Kamanin, aga võeti kohalt maha. Lai avalikkus ei tea seda, et koos Leonoviga lennanud ja avakosmoses viibinud Pavel Beljajev suri 5 aastat peale oma tähelendu. Tänu lennule ja otse peale seda avanes tal maohaavand. Mees püüdis seda igate arstide eest varjata, et teda kosmonautide kirjast maha ei tõmmataks. Kui haigusest teada saadi, oli juba hilja. Aasta peale oma lendu suri Anatoli Levchenko. Kosmos avaldas niivõrd tugevalt negatiivset mõju, et tal haigestus süda. Enne orbiidile minekut teatavasti kontrollitakse piinlikult täpselt kosmonautide tervist ja ometi juhtub asju. 1985. aastal käis kosmoses mees, kes oli süfilise haige. Ta suutis oma haigust hoolikalt varjata, kuid kosmoses kaaluta olekus muutusid valud väljakannatamatuks. No süfiliitik tuli kiirelt maale tuua. Talle korraldati pidulik vastuvõtt, anti Nõukogude Liidu kangelase nimetus ja kupatati kosmonautide uudast minema. No reklaamitakse. Kosmos peab olema kainete meeste koht. Paraku paljud kosmonaudid joovad ja seda tugevalt. No ilmselt tänu närvipingetele. Oli juhus, kus üks väljavalitu, kes pidi teistkordselt kosmosesse minema, kõrvaldati diagnoosiga alkohoolik. Muide, Vene kosmoselaevades on olemas piirituse tagavara, igaks juhuks. Sellele vaatame, et kosmos ei pidavat joodama. See kainetele ette nähtud piirituse tagavara maale tagasi ei jõua. Veel mõned vähetuntud episoodid Gagarini elust. Kosmonautidele toodi uus suur ülitähtis ülemus, kes hakkas kõiki oma suva järgi ümber tegema ja kamandama. Gagarin ei pidanud vastu ja saatis ta niivõrd kaugele, kui vene mees ja vene keel on üldse võimelised. Uus ülemus Odintsov tegi kosmonaudile adminnoovituse, parteilisene ei jõudnud, kuna seltsimees viidi linnakust minema. No siin luges Gagarini nimi ja tema arvamus targast ülemusest. Teatavasti oli Gagarini laubal hoolikalt grimeeritud arm. Sai ta selle seikluslikul viisil. Ükskord Krimmist puhates läks ta külla tuttavale neiukesele, kuhu siis ikka.
Mida ta seal tegi, on raske öelda. Ju jäivad vene kombe kohaselt teed, sõivad pirukaid ja mängisid lauamänge. Siin aga tuli kohale kohtumise välja uurinud neiuks abikaasa ja hakkas uksele prõmmima. Karin hüppas, seekord ilma langevarjuta, mitte eriti kõrgel olevast aknast välja ja maandust peadpidi Roigasaed. Venelaste mehitanud mooduli pardaapparatuuridega on olnud hädasi. Leonov ja Beljaev maandasid tänu sellisele rikkele sügaval taigas ja peaaegu pidid rippuma jääma puulatva. Langevari hiljem lihtsalt rebenes ja kabiin prantsatas maha. Zudov ja Rozdesvenski pidid sama vea pärast maanduma järve ja seal põhjas kalade keskel mööda saatma öö. Luukavad ei olnud võimalik, vesi oleks sisse tunginud ja mehed lihtsalt uputanud. Kõik kosmonaudid pidid olema parteilased, kuid juhtus ka möödapanekuid. Nii võeti Põkovski parteisse kibekähku vastu orbiidil olles. Valentina Tereskova, Tšaika, tema uinus sidesi on seal. Teda üritati äratada valgusefektidega. Igavene häda oli. Rossov tuleb kohe otse kanalile, tema aga põõnab. Selle esimese naiskosmonaudiga olnud pidevalt häda. Kõike kartis ja teda tuli alatasa maha rahustada. Erilises paanikas oli Tereskova olnud, kui ühes balloonis lõppes eriline sururõhk ja miks ka mitte, kui kõhk hakkab lõppema. Selle sündmuse kohta vandas üks teenistusmeeskonna juhtides. See kuradi eit rikub mul kogu eluloo ära. Varsti aga käsutas Rossov seda kuradi eite abielluma Nikolaevaga. Ikkagi huvitav vaadata, mis välja tuleb. Paraat peab kosmoses olema. Otse enne orbiidile saatmist mõeldi Bulgaaria esimesele kosmonaudile välja uus perekonnanimi. Mehe tegelik nimi oli Kakolov. Arvati, et see on kahemõttelise kõlaga ja leiti asjaanneks midagi päris lihtsat, Ivanov. Nii käiski kosmoses mitte Kakolov, vaid Ivanov. Sellist asja oli ainult hiljem raske selleks teha kosmonaudi kodumail ja eriti tema vanematele. Sama lugu oli ka Tšanipekoviga. Tema tõeline nimi on Krõssin. Leiti, et tema naise nimi Tšanipekova on tunduvalt sobivam nõukogude kosmonaudile. Kõiki kangelasi peeti kenasti meeles, peale Vaibamarsult tähtesi aukraade korterid. Omal ajal anti kõigile lisaks ka preemiaid. 60. said kõik kosmonaudid 3000 uut rubla ja auto. Iseenesest üsnagi tagasihoidlikult. Siis aga leiti, et kosmose pealt tuleb ikka kokku ka hoida ja anti asjaosalistele valida, kas preemia või auto. Lõpetuseks paar lauset Pjotr Rozokist. Serinovski ähvardas, et saadab ka ühe eestlase Venemaalt tagasi. Mine tea, saadab meile veel tagasi Karl Vaino suguse. Ja miks ka mitte? Ikkagi staažiga kompetentne mees. Siin valitaks ta vanamutide poolt suure vaimustusega parlamenti. Häid kevadpäevi. Palju kiidetud lauldud neid hümni. Sina kosmoses suusad nüüd paenud me mõtteid ja silmi. Meeldinult siin, taeva tütar nüüd embama tunnen. Vapper kosmoseling, kodumaale sa uhkuseks oled. Su rauhalla naine, kes raskusi trotsib.